rääkinud, me teame üksteist ja tegelikult osutub, et selle tehnoloogia maailm on ikkagi piisavalt väike, et kui sa hakkad tegema, sa oled kohe peaaegu et võrdne võrdsega. Ma omalt poolt lisaks nendele müütidele, et mis on leidnud kinnitust ja mida ma võin kindlalt ümber lükata, on see, et väga suur müüt on see, et ei ole raha, eks ju. Aga see on tõepoolest ikka väga suur müüt selles mõttes, et kui sa suudad endale näkku vaadates nagu selle idee selgeks teha, kui sa suudad oma vanaemale see idee selgeks teha, oma emale, oma sõpradele, oma nagu laiemal seltskonnal lõpuks jõuad nende investoriteni välja, eks ju, siis rahal on räime nälg saada kuhugile rakkesse. Et see on lihtsalt uskumatu, see sama Lingvist, eks ju, tõstis pool aastat pärast asutamist €1 000 000, eks ju, et see on nagu rohkem kui miljon, eks ju, et ja muidugi alusega, eks ju. Müüt tagasihoidlikest teadlastest. Jah, et müüt täpselt. Teine asi on see, et kas minul on piisavalt oskusi, kuna ma ise olen ka mitu korda sama sündroomi käes olnud, et ma olen suures ettevõttes ja mul on justkui kindlus, et ma nagu tean ja oskan, siis seda ma ütlen jällegi teistpidi, et tegelikult seal turvalises kuupalgaga ja preemiate ja optsioonidega varustatud rahvusvahelises kontsernis tekib väga kergesti nagu endast jube hea arvamus. Ja see müüt leiab kinnitust, et kui sa sealt ära tuled, siis sul on nagu see kukkumine nagu päris valus. Et see turg ja see nii-öelda karm maailm nagu lööb sulle nätaki vastu nägu ja siis ühel hetkel siis saad aru, mida sa oskad, mida sa ei oska, mida peab juurde õppima, eks ju. Et see müüt, ma olen seda kogenud nii Hansapangas kui Skype'is, et enesehinnang kipub kõrgevaks minema ja siis kui sealt ära tuled, siis saad aru, et tekib jobu. Et samasugune nagu need kõik teised, et täpselt samas seisus. Ja siis on võib-olla see müüt, et millal alustada. Et ma olen ka 40, eks ju, ja ütleme, mul nagu on aukartus nende noorte IT-tudengite ees, kes tulevad ja programmeerivad mind nagu minutiga nagu surnuks, eks ju. Tegelikult on niimoodi, et seal on puudu kõigest sellest, mida ma olen viimased 20 aastat nagu töökohtadest ja erinevatest ettevõtetest nagu kogemusi omandanud. Ja tihtipeale nagu ei ole nendest oskustes isegi küsimus või sellest võimekuses, vaid see, et kuidas seda kogu asja nagu tegelikult juhtida ja teistele selgeks teha. Nii et selles mõttes aukartust ei ole vaja tunda, on lihtsalt võtta vaja roll, kus sa oled päriselt nagu kasulik. Ja siis oma oskustele tuginedes, et see on, ütleme, selline, jah. Võib-olla lisaks sellele, et ma teadsin, et on raske, et on veel raske. Läks ära. Et ma mõtlesin, et kui ma ettevõtjaks hakkan, et suurkorporatsioonis või üldse korporatsioone juhtides või suuri ettevõtteid juhtides olles ise mitte ettevõtja on ju see, et sa lähed hommikul tööle, tuled õhtul koju ja küll õhtul loed meile ja sul on ikkagi suvepuhkused või sul on mingid talvepuhkused või sa saad sellist mingil hetkel vaba aega. Et ma mõtlesin, kui ma ettevõtjaks hakkan, et äkki mul on mingis mõttes rohkem vabadust, et äkki ma saan osta endale vabaduse, et eriti olles selline väikeste laste ema, keda on vaja trenni ja kooli ja lasteaed ja siis nad jäävad haigeks ja kõike muud tegema. Tulemus on see, et ma olen küll logistiliselt vaba, aga sisuliselt selle oma ettevõttekesega ma käin kempsus ka. Et ta on minuga kogu aeg kaasas, kogu aeg, ükskõik kuhu ma lähen, ta tuleb minuga kaasa. Et kui ma telefoni ei loe ja ma meile ei loe ja mul on puhkus, ta on ikkagi minuga kaasas. Et see on nüüd selline üks logistilise vabaduse ma sain, aga see mõttevabadus või see puhkus, et see ettevõte minuga kaasas käib. Et ma arvan, hästi paljud on öelnud, et ühe ettevõtte üles kasvatamine, loomine nagu lapse kasvatamine, et alguses ta sünnib ja siis ta kakab mähkmeid ja siis mähkmete vahelt tuleb kõik välja ja siis ta tahab ööses süüa ja ühesõnaga igavene jama on, enne kui sa hakkab aastaseks käima, hakkab ise ringi liikuma. Esimene hetk hingamiseks tekib nagu emal ja ettevõtja siis, kui ta saad ta hetkeks lasteaeda anda ja siis, kui ta kooli läheb, siis saad juba midagi muud tegema hakata. Nii ongi.
räägime sellest osast ettevõtjaks olemises, mis on selline must ja karvane. Et noh, see müütiline idee kuskile Salfretis järvale üles kirjutamine ja siis tekib mingisugune kaasanoogutaja, jumala äge ja sellega lähme nüüd ikka valutame maailma. Et selle nii-öelda entusiasmi pealt saab, eks ole, mingi esimesed 100 meetrit ära joosta. Ja siis hakkavad tulema tagasilöögid. Põletatakse kiiremini raha, komistad ebakompetentsete partnerite otsa. Õpid 2 sammu edasi, 4 sammu tagasi. Siis hakkad ise kõhklema võib-olla oma idees, sellepärast et tekib mingisugune konkurent, kelles alguses mööda vaatasid ja näed, et kui nendesse on investeerinud, näiteks Google Ventures kasutab Google Datat. Need teised tüübid, eks ole, seal on mingisugune tohutult hea juht ja vaata, kui palju nad juba selles riigis turg on haaranud. Ehk siis, et mis käib nagu teiesuguste inimeste peast läbi või on käinud siis, kui kõik tunduvad olevat teie vastu, kus lihtsam oleks asjad kokku pakkida ja alla anda. Et kust leida nagu see kont või kust teie leidsite selle kondi, et öelda, et ei, tähendab see, et kõik ütlevad mulle ei, on tegelikult hoopiski sisemine ja, et ma olen õigel teel. Noh, võtab kohe hingama sügavalt. Et noh, startupide puhul ikka öeldakse, et käib üles ja alla, et siis kui sul läheb hästi, siis ole mureta, varsti läheb halvasti. Ja vastupidi muideks ei öelda, et kui läheb halvasti, siis ole mureta, varsti läheb hästi. Aga kui sa oled juba sinna tükk maad enda aega ja mõtet matnud, siis sa ka tead tegelikult neid kohti, et kus sa teistel ei ole veenev või miks teised nagu ei usu enam seda. Sa tead neid asju, mida tegelikult saab parandada. Ja see on nagu mäkke ronimine, et kui keegi on käinud mägedes, siis vaatad, et mäetipp on, ronin üles, saan puhata, ei ole, tuleb järgmine mäetipp. Ja ronin sinna ülesse, selle taga paistab järgmine mäetipp ja nii edasi ja nii edasi. Ja lõppkokkuvõttes see on jälle asi, millega sa ära harjud. Et võtadki seda kui loomulikku asja, et siis kui sul läheb hästi, siis palju kaasa vehkijaid, jah, õige. Ja pärast sa tegelikult seda sama nende antud innustust saad tegelikult kasutada ka nende mõõnade ületamiseks. Jah, me oleme siin hästi palju rääkinud sellest, et globaalseks ja maailm ja ma võib-olla tooksin sellise lihtsama mõtte või võrdluse siia, et kui nüüd külasse asutatakse 2 pagaritöökoda ja mõlemad hakkavad saiu küpsetama, mõlemad teevad kaneelisaiu, et noh, mis siis on neil kummagi võimalus ellu jääda. Kui mina olen näiteks üks selle pagarikoja asutaja ja omanik ja ma küpsetan ka kaneelisaiu, siis mul on ju võimalik teha sellest teisest pagarikojast kas palju paremini või teha natukene teistmoodi. Panna sinna saia peale näiteks mandlaid või mitte teha kaneelisaiu, aga sellises traditsioonilises võtmes, vaid teistmoodi. Et kuniks mul on võimalusi proovida teistmoodi, siis ma proovin ja kuniks mul pokad on köögis. Tulge siia. Pagarid on köögis, küpsetavad, ja mul käiakse saiu ostmas, siis tuleb edasi küpsetada. Ja see on nagu lõõtsaga bussis, alati mahub rohkem inimesi peale. Me olime ettenägelikult, sättisime ennast niimoodi. Tulge siia ette mahub ka veel 2 inimest istu. Tiit, tahtsid sa midagi lisada? Kõige lahe. Et millest ma rääkisin? Ja kuidas seda konti murda, et kui kõik ütlevad ei, et ma ütleks niimoodi, et ma olen ilmselt kuidagi selles arusaamises, et ma olen ikkagi päris loll veel ja ma pigem nagu kasutan ikka seda nagu ühesõnaga võib-olla on minus arenenud välja see, et ma suudan nagu vastu võtta nagu suvalise asja ja sellest eraldada ära see, mis mul on vajalik. Et siis see tegelikult annab selle võimaluse nagu edasi liikuda ja mõnikord on ka see ei on tegelikult nagu väga suur osa sellest motivatsioonist, et mul on näiteks olnud projekt, kus ma pidin Hansapanga sisemise bugide, tarkvaravigade registreerimissüsteemi ära vahetama ja meie kõige respekteeritum, kõige nii-öelda austatum tarkvara arhitekt ütles, et sa ei saa sellega hakkama. No mis te arvate, mis juhtus?
saime hakkama küll, Andre aitas muide väga palju. et ühesõnaga sellest saab tegelikult uut mõtti. Sa ütlesid, et kasutasid sõna loll, et ma tahtsin seda siduda ühe vist ettevõtjale ise omase omadusega. Ehk siis, et kas siis tunnistada või mitte tunnistada, et ma olen loll ja käsitleda seda plussina. Sest et terve maailm on täis tarku, ülemõtlejaid. Siit küljest ja sealt küljest ja siis 46 tulpa Excelit, kus sa püüad selle lõpliku tõeni jõuda kuidagimoodi läbi analüüsi ja otsida kuidagi põhjusi, miks ma ei peaks midagi tegema. Et olen loll jah, aga lähen teen ikkagi ära. Kas te enda kogemuses ka seda? Ja mul on selle kohta üks väga hea näide. See on nimetaja kõiki ettevõtted, olen loll jah, aga ikkagi teen. Et oli siis selline lugu, et 4 partnerit käivituvad ettevõtted, ehitavad tehast. Ja no tehase ehitamine ei ole nagu siuke väga lihtne asi, et seal on palju asju, et seal on maksuametid, vettametid, siis on mingid ehitajad, siis on külmad, siis on tarned, need seadmed ja kõik, ühesõnaga see kokku on üks suur projekt tegelikult, on ju. Ja no mina oma, tead, direktor tuled, eks ju, kus on nii plaan siin, eks ju, siin tuleb meile puhvriajad, siin on meie need, me peame tagasi arvestama, millal peame tellima kõik värgid, särgid ja siis oli mees, eks ju, meie teine partner, kes lihtsalt nagu ütles, et oi, kuule, ma selle tellisin ära, sellega on korras ja ma ei saanud aru, et kuidas ta nagu, miks ta nagu üldse ei tee niimoodi, nagu mina tahan, et teeks, on ju. Ja siis me tegelikult ehitasime tehase valmis ja siis tulemus oli see, et põhimõtteliselt nii minu arvestuste järgi kui ka tema tegemise järgi hilinemine oli sama pikk. Et lihtsalt mina tegin seal juures tohutult palju rohkem tööd, mida tegelikult ma ei oleks pidanud tegema. Et see oli nagu siuke õppetund, et stiile on erinevaid, on lähenemisi, millest lihtsalt tasub õppida. See oli lihtsalt tegija, see mees ja tegi ära. Mina julgen ka öelda, et kui loeks kokku, et mitu korda ma päevas mõtlen, et ma olen ikka loll, siis 10 on keskmine. Et igasuguseid asju tuleb ette, et kui sa alustad nii alguse faasis, siis kuni selleni, et tuleb valida töötajatele toolid. Ma pole kunagi valinud toole. Mul on alati keegi teine toolid ära valinud. Ma pean minema poodi toole valima. Kuni selleni, et kas ma panen disainis nupu paremale alla nurka või vasakule üles. Panen paremale alla nurka, kasutajad vaatab peale, et tõsta üles. Kuidas ma nii loll olin, et ma sinna alla paremale ta panin. Mul on suisa ekstreemne juhtunud, et ma olen õppinud on ju tuumafüüsikat ja töötan tuumafüüsikana ja nüüd, mis ma tegema hakkasin. Hakkasin tegelema keeleõppega. Minu enda kooli keeletulemused olid väga halvad. Loomulikult sellepärast ma leidsingi, et see on probleem, seda maailmas tuleb parandada. Teine asi, äritegevus või siis tarkvaraarendus. Sellele ma olen nagu kõige lähemal olnud selles mõttes, et tuumafüüsika või üldse igasugune sügavam teadus tänapäeval muutub otsaga programmeerimiseks. Aga sellegi poolest on see tarkvaraarenduse protsess väga-väga erinev, arvestades seda, milline on inimestele tehtava tarkvara tootmine. Võtame korra selle peale, mis teinekord motiveerib inimesi tahtma loobuda oma igapäevasest rutiinist ja hüppama ettevõtluse mulksuvasse maailma. Et väga hea, ma olen siis vaba, ilusad ilmad on ka, et ma saan nagu paindlikult teha ise oma tööpäeva, eks ole. Siis ma saan oma lollist ülemusest lahti ja palgatööga ju rikkaks ka ei saa. Ja üleüldse minu kirg on ikkagi nagu teha seda asja, et kas nende ootuste taga on ka tegelikkus? Näiteks ma küsin niipidi, kas saades ülemusest lahti, saite te tegelikult ettevõtjana, startuperina, õlletehase asutajana ülemusest lahti? Jah, sain lahti, aga sellega on see, et kui ma olen väga palju tegelikult mõelnud selle pärast, siis minu ülemuste see kvaliteet nagu ajas langevas trendis olnud. Ja selle tulemuseks oli ettevõttest lahkumine. Ja siis ma mõtlesin, et mis nagu asi on ja tegelikult ma mõtlesin selle asja paar päeva tagasi muide valmistused tänaseks, mõtlesin selle asja välja. See asi on tegelikult niimoodi, et kui sina töötajana võtad piisavalt vastutust nagu mitte ainult oma funktsiooni, vaid nagu sellise terviku suhtes, siis tegelikult enam ülemust vaja ei ole. See ülemusest saab sinu segafaktor. Kui paljud on valmis seda tegema?
kui palju on ülemusi selliseid, kes motiveerivad sind niimoodi käituma, paraku vähemus. Et enamus inimesi ikkagi ülemusi nii-öelda üritavad siiski kontrolli kaudu nagu juhtida. Ehk siis see arusaam, et kui ma olen valmis võtma suuremat vastutust oma tegevuse eest, kui mu ametijuhend ette näeb, siis ma olengi juba vaba nagu tegelikult. No, ettevõtjal on see eelis, et kui töötajal on üks ülemus, kes talle tööd annab, siis ettevõtjal on põhimõtteliselt kõik tema kliendid on tegelikult tema ülemused, mis ütlevad talle, kuidas teha. Ja noh, kui üks segment ülemus ei sobi, siis võib-olla teine sobib. Nii et ülemus on tegelikult rohkem, mitte vähem. Aga seest on võimalus valida. Ja noh, üks viisi sellest mõelda on see, et kas te mäletate seda Matrixi filmi, kus oli see agent Smith, eks ole, keda alguses oli üks ja kes siis järsku paljunes nagu mingi katki läinud kuullaager, eks ole. Ehk siis, et ühe ülemuse asemel või kahe ülemuse asemel, kui sa teenindad kliente, näiteks tekib ühtäkki sadu ja tuhandeid, eks ole, sest kõigil neil on sulle midagi üsna korralduslikku öelda. Et vabanemine on sellisel juhul nagu tõeline illusioon. Mis teid praegu sunniks minema tagasi tavalisele tööle? Ma terviserikke näiteks. Noh, et kui mul ei ole nagu, ühesõnaga mul on mingisugune ikkagi väga kitsas fookus, kus ma saan väärtust luua või noh, ütleme oma peret elatada näiteks, eks. Et võib-olla see, et see ilmselt mõjub ka nagu psühholoogiliselt päris karmilt. Noh, ma arvan, et võib-olla see, aga midagi muud eriti vist nii. Ja muidugi selles mõttes olen pakkumisest. Mina just ütlesin oma mehel, et ma loodan, et ma ei pea kunagi neid sõnu sööma, et hullem, mis minuga juhtuda saab, on see, et ma pean kuhugi korporatsiooni tööle minema veel. Et aga ilmselt oleneb sellest, kõige rohkem oleneb sellest meeskonnast ja oleneb sellest valdkonnast, mida tegema hakata. Et kui paar korda peab veel proovima, et kui sellega läheb nüüd hapuks, siis paar korda peab veel proovima ja siis eks siis näha ole. Startupide puhul tavaliselt lähebki hapuks. Umbes 90% tõenäoliselt, et sul läheb hapuks. Aga hea uudis on see, et kui sa teist korda proovid, siis on sul 10 korda suurem tõenäoliselt, et ei lähe hapuks. Statistikat võib usaldada. See, mida te teete, on teile, teie silmadest näha, et te peate seda suure osa ööpäevast lahedaks. Aga kas tuleb teha asju, mis on lahedad, mille vastu on kirge või seal, kus kohad palju raha peidus on? Näiteks, kas teie plaanite oma tööga rikkaks saada? No, need investorid, kes on meisse panustanud, nad on teinud seda selgel põhjusel, et saada rikkamaks, sest see on investeerimise mõte. Aga see, kus see asja alguse sai, see ei olnud motiveeritud rahast üldse. See oli motiveeritud sellest, et sellist asja saab teha. See on vajalik kõigile, absoluutselt igale inimesele tegelikult vajalik. Ja iseäranis ma tahtsin seda iseenda jaoks. Ja jäi enda 10 näpust ei puudu, sellepärast tuli juurde palgata. Ma mõtlen ka, et selline rikkaks saamine, see on tõenäoliselt millegi väga hästi tegemise kaasnähtus. Kui sa teed midagi, millesse sa usud, millesse teised usuvad, sa teed seda hästi, sa kasvatad oma äri, siis tulevad ka materiaalsed vahendid sinna juurde. Aga ma näen ohtu ja ma olen seda palju erinevates eluvaldkondades näinud seda ohtu, et kui inimene teeb midagi, mida ta väga armastab ja see on seotud näiteks tema hobiga, siis seal võib tulla selline pimeduse efekt, et talle öeldakse küll, et siin ei ole äri või keegi väga otse ei julge ka öelda, kuna tegemist on ikkagi hobiga, mida inimene väga armastab. Et võt sealt võib tulla see, et sa ehitad üles äri, mis võib-olla algusest peale on nähtud ette mitte suureks kasvama. Et selles mõttes tuleb ka vaadata ja anda endale aru, et kas ma teen seda puhtalt hobist ja ma võib-olla see ei olegi nagu ettevõtlus. Puru rikkaks loomulikult. Et maailma vallutusplaanid ei väheme ka rohkem kui kõik, mida võimalik õllebusinessist võtta on. Aga räägi sellest lähemalt, sest enne kui me seal sinu purksi kõrval natukene siin spekuleerisime, et kuidas me seda asja koos hoiame, siis sa rääkisid sellest
Põhjala maailmapallutuslikust programmist? See on selles mõttes tõesti hästi lihtne, et meil on 3 aasta pärast top 10 Eesti õlut, meil on 3 aasta pärast Euroopas üks top 10 õlu ja meil on restoranid, meil on baarid, meil on midagi uut innovatsiooni nii-öelda õlletööstuses. Näiteid sellest on maailmas juba olemas. Aga tulles nüüd selle rikkuse juurde, siis nagu raha pärast meil keegi seda tegelikult ei tee. Et see on ikka, ütleme, see motivatsioon ju tegelikult muutub. Et esimene motivatsioon oli see, et kui ma teen siin ise seda õlut, eks ju, et siis tegelikult saaks nagu paremini teha, et siis võiks nagu teha nagu natukene rohkem, sest tahaks nagu sõpradega ka jagada, eks ju. Ja sõbrad kogu aeg küsivad ja ei ole anda, et siis võiks ju nagu oleks hea anda nagu seda head õlut ja niimoodi. Ja niimoodi see tegelikult hakkab nagu ajas muutuma, et loodetavasti see nii-öelda majanduslik sõltumatus on selle kaasprodukt, aga minu arust rikkaks saamine päris ohtlik asi, sest enamus inimesi nagu ei pea vastu sellele. ei jää rikkaks ühesõnaga ja tekib sihukene moment, et vastavalt kuidas su pangaarvele raha juurde tuleb, siis seda mõtlemist nagu jääb endas nagu peas järjest vähemaks, eks ju, hakkad lollustega tegelema. Ja siis sul pole enam ühel hetkel ühtegi sõpra, kes keegi ei taha siis mingi rikkuriga siin niimoodi möllata või on hoopis valed sõbrad, eks ju, kes just tahavad selle rikkuriga möllata. Nii et tegelikult see on päris, ma hoiatan selle rikkaks saamise eest päris tugevalt, et see ilmselt ei lõppe hästi. Puru rikas või puru raine või paine, aga puru on igal juhul olemas. Kusjuures, kui Tiit ütleb, et ta tahab kuuluda sinna top 10 õllebrändi või õllemargi sisse Eestis, siis ta ei mõtle, et tal oleks üks õlu seal, ta tahab, et kõik 10. Ja kõik 10 Eesti parimat õlut on meie omad. Meil on täna meil on 4 Eesti parimat õlut täna. See on juhtunud pooleteise aastaga, et areng kiireneb. Ülbeks ei lähe? Vot väga hea, et see ülbuse asja tõid sisse, et lähme kohe klaarime selle asja ära või. Et nagu ma olen ikka tegelikult päris ülbe selle asjaga ja nagu ma ei näegi, et ma kuidagi teistmoodi saaksin seda asja nagu võtta, et ma ei pea vabandust paluma, et ma teen Eesti parimat õlut. Ma ei pea vabandust paluma, et ma annan inimestel põhjuse nautida midagi teistmoodi. Tänaseks on neid viidud eksiteele suurtootjate poolt. Nüüd ma toon nad sealt eksiteelt tagasi ja ma teen neile elu ilusamaks. Ma ei pea selle eest vabandust paluma. Kas te läbikukkumist ka kardate? No mis asi on läbikukkumine? Räägi, mis see on? No, startupi maailmas on, statistika näitab, et enamus ettevõtteid kukubki läbi. Aga see läbikukkumine on üks õppetund, et järgmine kord mitte läbi kukkuda. Ja üldiselt, kui võtta ka nüüd maailma top ärikiirendid, siis seal on umbes ainult 30% neid ettevõtteid, mis lähevad nagu enda esialgse ideega lõpuni ja kohe lendab. Et ülejäänud 70% on need, kes kukuvad ja tõusvad uuesti püsti, nimetatakse seda pivotiks. Võtavad uue suuna, aga põhimõtteliselt on see üks protsessi osa. Mina ei karda ka selles mõttes, et kui sa kardad läbi kukkuda, siis sa ei saa ju startigi minna. Et minu selline teine elu, paralleelelu on mul olnud väiksed peale orienteerumine ja ka ettevõtluses saab orienteerumisega päris palju selliseid paralleele tuua. Et sul on start, sul on kuskil mingisugune finiš ja sul on vahepeal hästi palju KP-sid või punkte, millest on vaja läbi joosta. Ja kui sa kardad eksida, kardad kukkuda, kardad vigu teha, siis ei saagi ju startida. Et peab julgema eksida ja peab julgema läbi kukkuda ka, see käib asja juurde. Mina olen hirmu tundnud viimane kord, kui ma nägin, kuidas inimene kukkus surnuks Langevarju hüpates. See oli 2001. aastal, pärast seda nagu ei ole mingi hirm enam nagu hirm olnud. Ja minu paralleelelus on lendamine ja langevarjundus, eks ju, ja täna ka tulime siia lennukiga Nurusisse, ülilahe oli. Ja sa lähed suurettevõtja tuli lennukiga. Ja täpselt.
ja sa lähed sinna igale lennule, sa tegelikult lähed nagu oma esimest ja viimast lendu tegema. Et noh, sul peavad nagu asjad olema nii täpselt läbimõeldud, nagu sa läheks esimesele lennule. Ja kui siis nüüd midagi läheb pekki, siis sul peab olema asjad nii läbimõeldud, et see on sinu viimane lend, eks. Et muidu pole mõtet lennule minna. Kui sul üks nendest kahest on nagu ripakil, siis on jama, siis juhtub probleem. Õnnetused ja ebaõnnestumised juhtuvad 3 süüst. Peab olema väline mõjutaja, siis peab olema mingi sisemine rikke ja siis peab olema enda valekäitumine selle välise mõjutaja või sisemise rikke puhul, eks ju. Kui mingi asi läheb pekki, siis on need 3 asja kokku saanud. Kui sinu enda käitumine, välise rikke ja välise mõjutaja sisemise rikke puhul on adekvaatne, siis ei juhtu midagi. Ehk siis kui otsite metafoore äriajamiseks ja sõjametafoore ennast ammendanud, siis lennundusest ja langevarjuhüpetest leiab üht-teist. 1900 Tiit Paananen. Aga ma tahan natuke nokkida ikka veel seda hirmu ja kartuse läbikukkumise asja, sest et disclaimer või mitte disclosure pigem on see ehk siis avalikustamine. Et mina töötan tegelikult Kaidi sinuga natukene ühes samas ettevõttes ja ma tean seda, et me oleme tõstnud raha erainvestorilt ja ma tahan Kaidi sinu käest küsida seda, et kui palju sina, vaata Tiit enne ju rääkis sellest, kuidas rahal on hirmu sisu tegelikult rakendust leida, eks ole, ennast kuskilt sisse ajada. Aga samal ajal sina, Kaidi, eks ole, iga kuu põletad selle investori raha ja kuidasmoodi sul on nagu vastutuse tundmine inimese või inimeste eest, kes on sulle andnud sadu tuhandeid eurosid ja mis on rohkem raha, eks ole, kui sina kunagi suudaksid tavalise tööga endal sõrmede vahelt läbi libistada, et kui palju sina tunned vastutust tema ja tema raha ees? No meeletult, muidugi. Eriti kui nii alguse faasis on ju tegemist meil on ingelinvestor seis, mis on eraisik, ei ole fond, ma ei suhtle fondi juhiga, kes haldab kellegi võõrast raha, ma suhtlen ühe inimesega ja tema on usaldanud mulle sadu tuhandeid eurosid selleks, et kasvatada äri üles, tohutu vastutus, muidugi vastutus. Ja teistpidi on vastutus see, et mul on praegu palgal, meil on 11 inimest, eks. Et mis siis saab, kui raha saab otsa ja ei tule nii kiiresti veel turult peale, kuidas ma palka maksan? Et meil on ka mõndapidi sellised nii-öelda kõik on teise ringi ettevõtjad ja kuigi ma olen selle ettevõtte suuromanik, on mul siiski enamus meie töötajaid on võtmetöötajad ehk nemad on ka osanikud. Ja perede inimesed, mis siis on? Aga tuleb töötada selle nimel, tuleb töötada selle nimel, et toode tuleks välja, et oleks selline, mis klientidele meeldib, tuleb palju müüa ja tuleb julgeda. Ma nüüd mõtlen selle peale, et kui palju ma siis tunnen investorite ees vastutust. Nemad on teinud teadliku otsuse ja üldiselt investeerivad vähemasti selles startupi ingli raundis teadmisega, et 90% tõenäosusega nad selle raha kaotavad. Aga palju suuremat vastutust ma tunnen nende töötajate ees, kelle ma olen tööle võtnud ja ma tean, et meil on vaja järgmine kuu palka maksta, järgmine aasta palka maksta ja kui see raha otsa saab, siis on minu peamine mure nagu leida juurde raha, aga see raha juurde leidmine tegelikult ei ole nii lihtne nagu paistab, et tegelikult on seda ikkagi nagu kergem garanteerida sellega, et sa teed selle toote valmis ja see hakkabki ise raha teenima. Niimoodi, et ma nagu maandan tegelikult, ma muretsen rohkem töötajate pärast, aga tegelikult maandan sellega ka investorite riske. Räägime lollustest veel, mulle meeldib, kui on jobunduse ja lollundusega kokkupuuted, sest et sealt on nagu õudselt palju õppida. Ehk kus te olete ise oma siis nagu värskemas ettevõtja tegevuses nagu tõsiselt bambusesse pannud? Mingisugused konkreetsed vead või eksimused, kas ükskõik missugusel põhjusel nendest 3, näiteks, mida siin Tiit kirjeldas, kus olingi jobu ja tuligi kannatus, aga ja mis me siis sellest õppisime, kuidas me edasi liikusime? No või jah, kuna ma mainisin seda, et sa saad ka suurettevõttes olla nagu natuke nagu ettevõtja, kui sa lähed oma vastutusvaldkonnast välja, eks ju, siis kui sa nüüd teed seda liigse enesekindlusega ja madala alalhoidlikkusega,
siis ja lased oma ego nagu endaga kaasa tulla, siis ettevõtte sees võib ka palju kahju teha ja ma arvan, et nii mõnigi tagasi vaadates mõnigi asi, mida me oleks võinud teistmoodi teha ja see on eelkõige seotud sellega, kuidas sa oma ideed esitled, kuidas sa teisi veenad endaga kaasa tulema või kuidas sa eksid sellega, et nad ei tule kaasa ja nad ei nagu osta sinu lugu ära nii-öelda. Et võib-olla seal on kõige suuremad eksimused üldse, mis mul kunagi on olnud. Nii alguse faasis, nagu mina oleme aasta aega toimetanud, et kõige suurem roll on inimestel, kes on su ümber ja kes aitavad koos sinul seda toodet välja töötada. Et kui on suur ettevõte ja seal on 100 töötajat, siis on võimalik, et mõni töökoht on siuke 30% täituvusega täidetud ka igas ka vaimse kapatsiteedi mõttes, eks, aga nii alguse faasis, kui ühel inimesel ettevõttes on meeletult suur roll, siis selle peab väga põhjalikult läbi mõtlema, kes on need inimesed, kellega sa koos sinna mutta lähed, et kellega koos sa käid siit soost läbi ja vihmas sajab ja siis on raju ja see on üks asi ja teine, mis ma jõuan oma investori juurde, et tema on ka ühe ettevõtte üles ehitanud ja tema on väga seda meelt, et kõik töötajad, kes on igasugused võtmevaldkonnad, et need peavad olema sulle ettevõttes sees. Ja mina, kui ma tulen finantssektorist, kus me näiteks IT-arenduse ostsime sisse, siis ma olin täitsa seda meelt ja seda usku, et õnnestub teenust sisse osta ja nüüd ma olen aru saanud sellest, et ei õnnestu. Nii alguse faasis ei õnnestu teenust sisse osta, et kui inimene on palgal, ta istub sinuga ühes ruumis, ta hingab sinuga sama õhku ja ta kannab sinuga sama brändi selle T-särki, mida startupid väga kannavad, sellel on nii teistsugune tähtsus ja eriti algusfaasis on see olnud üks minu oluline õppetund. Ja muide see õhk, mida hingatakse, võib olla varasest aegumist startupis üsna läppunud. See on läppunud, eriti kui kõrvalmaja ehitatakse, väljas on 35 kraadi. Me oleme Telliskivi loomelinnakus. Kohutavalt läppunud. Vähemasti Londoni startupide põhjal me võtsime isegi elektroonilise mõõduki ja leidsime, et see ületab 10 korda normaalset taset. Läheneb sellele, mis on eluohtlik. Aga mõtle, hingavad sama õhku, eks, ja siis sa 2 aasta pärast räägid, et vaat, kus me alguses on ju, niuke õhk meil oli. See läppumise teema on ilgelt kõva just, et Skype oli ka selle akadeemia T21 mingis küberiruumides ja oli ka see läppumine. Kuumus ja niiskus ja kõik see oli ikka alati seal, et higi voolas. Ja programmeerijad ju teadupärast higistavad päris palju ja ei pesi ennast just mitte iga. Raske töö muidugi. Aga muidu selles suhtes, mis sina ütlesid, ma lihtsalt korrutan selle jutu kahega, sest täpselt need samad õppetunnid. Et outsource ida tööd on väga-väga raske. Selle hind on umbes 10 korda kallim, kui ta oleks majasisene inimene ja leida või palgata inimesi on ekstreemselt olulised otsused. Nüüd ma nokin sellest korra kinni. Muide jällegi üleskutse, see on tegelikult on hämmastav, kui palju sarnaseid nägusid siin on. Näiteks praegu kell on 3:04 ja siis kui kell on juba 4 ja kui kell oli näiteks 3, et teid on väga vähe vahetunud. Et see churn rate, mis on startupidel oli, see on nagu hurraa. Aga et kui midagi pakitseb, siis küsige. Sest mina olen vana raadio, Hannes Ostakiga koos jukerdasime, eks ole, ja ma võin selle eetri täis rääkida siin, kui vaja. Aga küsige nagu päris küsimusi. Kohe segage vahele. Kui palju on teid aidanud kõiksugu Pärnu juhtimiskonverentsid, juhtimisõpikud? Kui palju te nendest abi olete saanud või olete pigem nagu kohe olukorrast õppinud ja sõprade kogemuste abil saanud enda edule? Ma küsin mikrofoni kaudu veel üle, et kaugemalt ka kuuleksid, et kas te olete ja kui palju te olete õppinud juhtimiskonverentside laadsetest üritustest ja kui palju tegelikkusest ja sõpradest? Ma pole nii kaua juhtimiskonverentsid käia, aga sõbrad on küll väga palju toeks olnud. Mina ütleks, et see on üks hästi huvitav teema, mis just praegu sai avatud, on see, et kas sa oled esimese ringi ettevõtja või teise ringi ettevõtja. Ehk kas sa hakkad ettevõtjaks kohe ülikooli pingist või siis, kui on mingisugune nii-öelda elukogemus olemas ja juhtimiskogemus olemas,
meie Tiiduga oleme siin ilmselt teise ringi ettevõtjad, eks nii-öelda nagu me naerame, et vanas eas hakkasime veel ettevõtjaks, ja minul on nagu raske sellele küsimusele vastata, sest enne kui ma ettevõtjaks hakkasin, ma olin 12 aastat juht, vaatamata oma vanusele 12 aastat juht ja ma olen muidugi läbi kogemuse õppinud, läbi materjalide õppinud, läbi konverentside õppinud, läbi raamatute õppinud, et see minu meelest aitab väga palju kaasa, et kui hakata ettevõtjaks, et sellised elementaarsed asjad, et kuidas registreerida ettevõtte äriregistris, et on raamatupidamine ja et on turud ja et on marketing ja kõik muud sellised asjad, et need on nagu need tulevad default juba selle elukogemusega, et sellega ei pea enam tegelema hakkama, aga vaata, mul ei ole seda kogemust, eks, et kui ülikoolipingist ettevõtjaks hakata, et võib-olla on siis jälle teistpidi lihtsam. Jah, et loll on see, kes õpib oma vigadest, tark õpib teiste vigadest, eks ju. Et selles mõttes võiks ju olla pointi, et käia nendel konverentsidel ja ammutada tarkust. Et ma arvan, et üks ei saa ilma teisest, et ma ise läksin ka tagasi kooli, et õpin praegu Aalto ülikoolis maailmadirektori positsioon, kui lahti tuleb, siis paberid on olemas. Aga see, mis päriselt nagu kinni jääb või on see, kui sa ikkagi oled ise nagu pihta saanud oma kas siis tegemata jätmise või valesti tegemisega, et ilmselt ei ole nii tark, et teiste vigadest ikkagi piisavalt õppida. Lollust tuleb sisse, et see oma läbielatu on ikka hindamatu väärtusega. Nüüd on lootus on, et sellest on nagu üht-teist külge jäänud, eks ju, aga jah. Jah, väga huvitav vestlus on olnud. Mind huvitab teie kogemus, kuidas ikka ja alati püsti tõusta, sest mul on vedanud, ma olen saanud olla ettevõtja nii suures ettevõttes palgatöötajana kui ise ettevõtted ehitades. Ja ise ettevõtted ehitades on neid tempo oluliselt suurem, neid võrke, mis sind kinni püüavad, oluliselt vähem. Mis nippe te kasutate iga päev enda motivatsiooni hoidmiseks, tempo hoidmiseks, teiste jalule aitamiseks, iseenda käimas hoidmiseks? Väikestest eesmärkidest saad rõõmu tunda. Püstitad palju väikseid eesmärke ja siis nopid neid võite. Ja alguses on ma olen ka nõus, et alguses ikkagi see elurõõm tuleb väikestest eesmärkidest, et aasta kaugusel ei olegi üldse võimalik vaadata. Saab vaadata kas nädala kaugusele, kuu kaugusele, aga hästi suurt rõõmu teeb see, kui sa saad mingi asja valmis. Ja kui testkliendid ütlevad, et töötab, väga hästi töötab ja kui bugisid enam ei ole ja siis kui keegi teeb nalja ja väikesed asjad, alguses tuntakse rõõmu väga väikestest asjadest. Minul on võib-olla see on mu isiklik probleem, aga mul on ikka kombeks käia ja uhkustada oma asjadega nagu kõigi ees, eks ju. Jah, et rõõm on kogu aeg. Aga ühesõnaga, et siis ma alati räägin, mida kõike tead ja siis, kui sa nagu räägid, kuidas sinna-tänna seal uus koht, uus õlu, uus mingi asi, eks ju, siis enda läheb ka tuju paremaks kohe. Et see nagu aitab, aga see on, ma arvan, isiksusest lähtuv selline omadus. Ma väga, ma arvan, et võib-olla see, kui sa nagu käid ja räägid, siis sa saad nagu sõpru ka ja siis nad mingil hetkel siis kuidagi peegeldavad sulle tagasi, et aitavad siis ühesõnaga, jah. Ma ütleks, et täna on ka täitsa tore. Siin on ikka päris mõnust puust on olnud täna. Nii, oota. Üks küsimus. Keegi on mu juhtme peal. Jah, mind huvitab väga tulla sellesse algusesse tagasi, kui te alustasite. Muidugi on üks asi kogemus, aga kogemus versus kõhutunne. Et kui statistiliselt võtta, mis protsent on ühel, mis protsent on teisel. Sest et koolitused on üks asi ja selge on see, et mida rohkem on teadmisi, seda laiemaks läheb see silmaring. Kas ta võib olla niimoodi, et siis on ka kõhutunne tugevam?
või on see, piisab sellest, et käib üks klikk läbi, see on see. Et ma ei tea õlle tegemisest mitte midagi, korraga ma teen õlle. Viidates sinule. Mul tavaks on oma otsuseid nagu käia valideerimas ja mingisugune asi on jälle, et ma saan nagu erinevate inimestega hästi läbi, et kes omavahel läbi ei saa. Ja siis on hea minna oma kõige suurema nagu kõige pessimistlikuma nagu inimese juurde ja nagu seda kõhutunnet siis nii-öelda valideerida, et noh, et kas see on nagu, mis sa sellest arvad, eks ju. Ja siis ta ütleb sulle, et sa oled jobu, ja siis sa korjad selle 1%, mis tähtis on tegelikult. Et see oma seda otsust siis nagu, mis sinu otsust kinnitab ja siis sa lähed, teed selle ära tegelikult, et ega seal ei ole. Ma arvan, et kõhutunnet saab treenida, aga see on jube pikk protsess ja ilmselt maksab päris palju ka, et noh, palju ebaõnnestumisi. Aga puhtalt nüüd lihtsalt otsustada, et mulle tundub, et see on nii, siis seda ma teen järjest vähem. Ma arvan, et ajapikku see kõhutunne ja professionaalsed teadmised ja kogemused ja see kuidagi sulandub ühte, et nad üks hetk enam ei oska eristada, mille pinnalt sa selle otsuse siis tegid. Sa tegid selle otsuse ära, Vaata see raamat Blink, eks ole, Malcolm Gladwellist kirjutas selle, kus ta rääkis, üks näide, mida ta kasutas, oli see, et kui on ekspert, kes püüab eristada võltsingut autentsest maalist, kui ta teeb seda järsku nii-öelda praktiliselt sekunditega, siis see justkui tuleb kuidagi kuskilt eetrist või kõhutunde pealt, eks ole, aga tegelikult see on tema mitukümmend aastat kõhu sisse imbunud kogemus. Et noh, nii nagu sa ütled, et sa ei tee enam neil vahet, et ma tean, aga ma ei tea, miks ma tean, et noh, okei, ja siis ma hakkan seda kirjeldama ja siis tuleb 30 lehekülge tõsist analüüsi. Aga ilmselt see esialgne kõhutunne nagu lihtsalt juhuse pealt nende näpu järgi on vist päris riskantne asi, eks. Rohkem kaasa. Jah. Aitäh. Kõigepealt ma tahtsin Tiitu kiita selle eest, et ta ütles, et kõhutunne on väga oluline, eriti ma arvan, õlle tootmisel on kõhutunne väga oluline, eriti järgmisel hommikul mõnikord. Ja aitäh, ma sain ka targemaks, et nüüd õlu on olemas, näed see. Et lähen kohe poodi ja hakkan ostma ja sinu ambitsiooni arvestades me varsti siis näeme siin Tarmo Noobi ja siis selle Sinise õllevabriku direktori kõrval, kelle nimi mulle meelde ei tule varsti. Aga minu küsimus on juhtimise kohta. Need ettevõtted ja need meeskonnad, keda te praegu juhite, on üsna pisikesed. Te ütlesid siin võib-olla 10 inimest, võib-olla paarkümmend. Samas vähemalt Tiit ja Kaidi on nagu kogemustega juhid, nagu te ise väidate. Et kuidas te seda balansseerite seda, et teie teate ja te olete palganud endale tiimi, kes võib-olla nii hästi ei tea. Et te olete nagu need messijad, kellel on see idee, te olete selle välja mõelnud, eks ole, Hansapanga tualettruumis ja nüüd te viite seda ideed ellu, te korjate endale jüngreid, tulete Õlimäelt alla. Kuidas te tagate seda, et te oma meeskonnast nii-öelda üle ei rulli, et te neile ka hingamisruumi jätate? Annate neile võimaluse teie suurepärast ideed korrigeerida. Kuidas te seda tasakaalustate? Mina ütleks seda, et ühe juhi kõige tähtsam ülesanne ja kõige selline, kõige tähtsam ülesanne on võtta endale tööle inimesed, kes on temast targemad. Pärast seda sa ei pea tegema mitte midagi, sest nemad on sinust targemad ja nemad teevad selle töö ära. Et tegelikult nii ongi, et kui ma vaatan oma meeskonda, siis jurist, kes mind aitab ja nõustab erinevatel rahvusvaheliste väärtpaberiturgude teemal, on 5 korda targem kui mina, kuigi mul on juriidiline haridus. Ja Villu, kes modereerib ja teeb copywrite'i, tema oskab sõnu seada 10 korda paremini kui mina, eks. Ja ma peaks olema rumal, kui ma neid ei kuula, et miks ma nad siis palgale võtsin. Et copy-paste. aga vaata, kumb on siis tähtsam, et kas see, et sa usaldad oma inimesi tegema vigu või sa teed need vead nagu nende eest ise ära. Et päris ülbe oleks arvata, et sa nagu tead seda ise ja lähed teed, et mina ei tea, ma tunnistan. Ja
ja mul on vaja seda inimest, et tema nagu annaks mulle seda lisakinnitust, et see on hea mõte või et see mõte ei ole päris hea, eks ju. Et ma ei, jah, see ilmselt on see hetk, kus ma olen nagu märganud, et ego on jäänud nagu tagasivaatepeeglisse, et see on juba toimunud, jah. Sa rääkisid enne kui mikrofonid olid sisse lülitatud ja miljonid kuulajad meiega ühinesid, rääkisid loo sellest, kuidas moodi praktikante manageeriti Skype'is. Siis ja kuidas moodi sa selle järgi, eks ole, tundsid tegelikult ära need inimesed, kellel oli selline ettevõtlik kont. Räägi natukene sellest ja et see oli hästi lahe alati. Noh, ikka Skype'i tudengid tahtsid nagu praktikale tulla ja siis nagu iga kord, kui ma kuskil käisin esinemas, siis küsiti, et noh, et kuidas teil see praktika asi on, et ma nagu käisin teie lehel, seal nagu ei olnud mingit informatsiooni ja siis ma kirjeldasin, et kuidas see praktika korraldus Skype'is toimis. Et toimis niimoodi, et põhimõtteliselt läksid praktikant, läks koputas uksele, eks ju. Kedagi polnud, keegi lahti ei teinud, midagi ei olnud. Katsus, kas uks on lukus, oli lukus. Hakkas logistama seda ust, eks ju. Ei midagi. Prõmmis ust, prõmmib. Äkki kuuleb, et teisel pool on mingi liikumine, see on see lootuse hetk. Ta on kodus, ma saan kohe sisse, eks ju. Või sükene lootuse hetk, eks ju. Siis prõmmib, siis tehakse uks natuke lõhk, küsid, mis tahad. Siis teed oma elevator pitchi ära, eks ju, mis on sul valmis mõeldud, see on väga selle ettevõttega, kuhu sa tahad praktikale tulla, sellega seotud, sul on seal 2 sõpra ja sul on välja uuritud ka, mis sellele inimesele vaja on, kellega sa just parasti räägid. Aga sa oled kõik selle asja ära teinud, eks ju. Siis sulle öeldakse, okei, tule sisse, räägime edasi. Et see oli see, kuidas me saime endale sellised praktikandid, kes jäid meile ka tööle. Pärast see on sellised, kus me saime praktikandid, keda me tegelikult tahtsime ja aastas me võtsime 1-3 praktikanti, sest 99% inimesi loobus. Kõik. Kui praktikandid saab või nii-öelda väärtkandiga praktikandid Skype'i kontekstis sai niimoodi ära tunda, siis Kaidi, sina viitasid targematele inimestele. Et kuidas need ära tunda? Ehk siis kuidas tunda ära need, keda usaldada enda kõrvale seda õrna ja habrast ja samas nii ambitsioonikat asja edasi viima? See on elu küsimus, Villu, praegu. Ma olen ka inimesi mitmete aasta jooksul tööle võtnud ja ikka astud ämbrisse, eks vaatad testid, kontrollid väärtusi, vaatad, mis inimene on, kas sobib, mis on tema hobi, kas ta saab muusikast aru, kõike muid selliseid asju, et teada, mis inimene on, aga ikka astud ämbrisse ja kui ma oma seda praegust konteksti mõtlen ja praegust ettevõtet, siis minu suur õnn on töötada koos inimestega, kellega ma kunagi varem olen mingisugustes projektides koos tööd juba teinud. Ma tean neid inimesi, ma tean, et ma saan neid usaldada. Ma olen väga vähesed neist kutsunud. Enamus on tulnud niimoodi, et ma olen rääkinud ideed ja nad on innustunud sellest ideest. Natukene see Skype'i ukse taga prõmmimine, et nemad on öelnud mulle, et kuule, ma tulen, aitan sind, et alguses niisama pärast vaatame, et kui läheb hästi, et siis kolime kokku, eks. Aga see õigete inimeste leidmine, see on väga raske. Ma justkui nagu ei taha sinna libastuda, aga see on selline vana vastik ära nämmutatud teema, aga ta on igal pool, eriti ma arvan lingvisti ja Funderbeami ja Pipedrive'ide ja kõikide nende tarkvaratüüpide. On mul mikker sees üldse praegu? Aitäh, publik! Et nende üks igavesti vastik suur probleem on see, et koor on juba 10 aastat ära kooritud tööturult. Ehk siis, et tahaks teha, tead, mida on vaja teha ja ei ole inimesi. Mida sa teed olukorras, kus inimesed on defitsiitsed, kompetentsed inimesed on defitsiitsed? See hankimas neid, me hangimegi neid välismaalt, osutub, et mõndasid inimesi ongi lihtsam välismaalt leida kui Eestist. Ja see, kuidas sa neid leiad, selle jaoks on kontaktivõrgustik üks äärmiselt tugev asi. Küsid kelle käest, kas ta teab ja kui sa leiad usaldatava liini, siis läbi seda usaldatavat liini käid
nagu puud mööda edasi. See kõlab absurdne, et ma olen startup, eks, ma ostan inimesi üle suurkorporatsioonidest näiteks või sellistest keskkondadest, kus on teada, et neil on igav või võrgustiku kaudu, eks, et aga millega ma need üle ostan, ei ole mitte palk enam, vaid noh, ehk need on ka sellised kogenud inimesed, ma ostan üle selle ideega, nad kas innustuvad või ei innustu ja perspektiiviga, töökeskkonnaga ja sellega, et nad saavad ettevõttes osaluse, et üks hetk palgatööst muutuda nagu kaasosanikuks või kaasettevõtjaks, siis tekib selline omanditunne, tekib ettevõtluse, tekib ühise tunne ja vot sellega on võimalik endale häid inimesi leida. Mina olen selles mõttes naiivne, et mina siiski usun, et kuna enamus inimesi on siiski head inimesed, siis on täpselt head inimesed nagu iseloomu poolest või nad on nagu heatahtlikud, eks ju, siis kui hea see inimene on nagu koos sinuga töötama, on väga tihti juhtimisküsimus. Ja et see inimene tuleb panna nagu tegema seda, milleks ta on hea. Ja vaat seda väga paljud juhid ei oska teha. Nad ei oska õiget inimest õigesse rolli õigel ajal panna. Ja siis on justkui, et ta on justkui ebaõnnestuja, kuigi ta tegelikult on võib-olla väga hea, aga mitte selles rollis, mida sina näed, eks. Et ma jah, endiselt usun sellesse, et meil on päris kõvasti veel potentsiaali siin. Samamoodi ma usun ka sellesse, et me ei ole väga palju teinud, et seda potentsiaali avada nendes inimestes nagu ütleme riigina näiteks. Et me oleme lasknud inimestel ära minna näiteks, mis on ka okei, sest äkki nad tulevad tagasi targemana. Et toovad selle muutuse kaasa endaga. Jah. Ja vist ei ole ka ei ole vist võimalik eeldada ega oodata. Mul on kogu aeg selline tunne, et mul on mikrofon väljas. Võta minu mikrofon. Et ei saa ju päris ammu enam juba eeldada seda, et inimesed jäävad pikka karjääri sinu juurde tegema. Et ma mäletan, meil õnnestus Tiiduga kunagi koos samal ajal Skype'is töötada ja ma mäletan, et tol ajal, kui Sten Tamkivi oli Eesti kontori pealik, siis ta üsna avalikult rääkis sellest, kuidas moodi on hea ja tore, kui noored ägedad andekad inimesed ehk on 2-3 aastat meiega. Ja siis lendavad edasi ja teevad oma asja, millega oli siis seotud kõigepealt tõdemus, et head inimesed ei jää su juurde püsima, et aktsepteeri seda, tehke midagi kihvti selle perioodi jooksul, kui nad on. Ja teisest küljest selline kuidagi nagu riiklik mõtlemine, et aga kui nad tulevad siit, koguvad kogemust, saavad kontakte, ambitsiooni, julgust asju ära teha ja lähevad ja aitavad kogu seda Eesti asja, eks ole, oma uute ettevõtmistega edasi. Siis 3 aasta pärast lihtsalt jälle uus probleem. Nii, küsimused on endiselt avatud. Me liigume tasapisi selle paneeli lõpusuunas, nii et enam seda edasi väga kaua lükata ei saa, kui midagi pakitseb. Enne te rääkisite, et on kummaline asi, et startupid peaksid kangutama inimesi suurkorporatsioonidest. Kallis lõbu päris, aga tuleb teha, pole parata. Aga tihti on niimoodi, et need inimesed, kes on mõnes mõttes ära harjunud selle suurkorporatsioonides, kõigi selle reeglistiku, turvalisus, meetodite ja kõige muuga, et neil ei pruugi olla lihtne startupi elustiiliga kohaneda ja nii edasi, et sealt tekivad probleemid, et see inimene, kellel on väga head eeldused ja oskused, siiski ei lähe tööle selles tiimis. Et rääkige natuke, kas te olete sellega kokku puutunud ja võib-olla mingisugune väike näpunäide, et kuidas selliseid ohtusi juba ette ära tunda, et mitte vastastikku probleeme tekitada. Ühe esimene mõte sellega on, et need, kes on ära harjunud ja kes hästi tunnevad selles korporatiivses ühiskonnas, need ei tulegi ära. Nii et see pool muret nagu langeb ära tegelikult. Aga seest on palju inimesi, kes, mida suurem on organisatsioon, seda rohkem läheb protseduuride peale aega, seda vähem jääb nagu seda reaalset tegevust. Ja paljud head inimesed tunnevad, et neil oleks kapatsiteeti teha rohkem asju ja vähem protseduure ja sellepärast tunnevad ennast rahutult ja tahavad mingil hetkel korporatsioonist ära tulla. Ja näiteks meiega on täpselt niimoodi juhtunud, et meiega on liitunud inimesi Skype'ist,
Hansapangast, väga korporatiivselt, väga kõrgesti makstud palgalistelt töökohtadelt. Aga just nimelt sellepärast, et sa tegelikult saad rohkem teha, tulemust oma silmaga näha. Jah, et suures korporatsioonis oled sa nagu selline veetilk, mis kukub põllu peale, tead, ja noh, sa kukud küll maha, aga nagu sellist palju kasu ei ole tegelikult, et teed sa või nagu, aga ütleme, et startup'is või väikses ettevõttes ikka lükkad adra maha ja siis paned gaasi põhja, vaatad taha, siis näed ümber keeratud pinnast, eks ju. Ja siis sa saad kohe aru, kui seisma jääd, on ju. Aga tegelikult paljud inimesed siiski vajavad eneseteostust. Neil suures ettevõttes ei pruugi see võimalus olla või neil on igast muud mõjutajad, mis ei võimalda need ennast nagu teostada. Ja siis see inimene ühel hetkel jõuab tõdemusele, loodetavasti tal on häid sõpru, häid eeskujusid, kes on niimoodi teinud ja ta saab nende siis eeskuju järgida. Ja muidugi ega need patsutuseks suurkorporatsioonide suunas, et nemad on ju ka kunagi olnud pisikesed ja ambitsioonikad. Et see lihtsalt on loomulik asjade käik juhul, kui hästi läheb. Aga millal sellisel juhul teil nagu villand saab asjast? Te üritate ju praegu, eks ole, teha mitte millestki midagi. Kes tahab top 10 vallutada ja kes tahab mütata 10 miljonite, eks ole, 7 miljardi keeleõppija laual ja kõrvas. Ja kes tahab, et varase staadiumi ettevõtted oleksid sama läbipaistvad nagu börsiettevõtted. Uus börs, eks ole. Et millal nagu Siiber saab sellest? Ehk siis, et sellest kasvatamisest ja suuremaks saamisest ja et noh, et kas on mingisugune piir, mingisugune sisemine tunnetuslik piir, kus ettevõte on liiga suur korporatsioonistunud, kus te nagu käega lahti lasete, ütlete, aitab, see ei ole enam minu asi. Mul on üks hea näide oma enda kogemustest, et ettevõtte arengutsüklis, et alguses kõik kasvab, kõikidel on huvitav, kõik mängivad nii. Siis joostakse kinni, siis tulevad konsultandid. Siis on järgmine selline ettevõtte faas. Konsultandid ma elan veel üle, aga siis tuleb kolmas ettevõtte faas on see, kui tekib maatriksorganisatsioon. Vaat kui organisatsioon jõuab maatriksorganisatsiooni, siis mina sellele enam vastu ei pea. Organisatsioon areneb oma kompetentsuse, ebakompetentsuse kõrgeimale tasemele. Täpselt nagu me isegi, eks. Aga ma võib-olla täiendan seda, et ega organisatsioonil ei ole ka selliseid valesid vorme. Organisatsioonil ongi tema normaalsed eluettevõtte vormid. Ja iga organisatsiooni vormi jaoks on oma tüüpi töötajaid. On käima lükkajad töötajad, siis on kasvatajad töötajad, siis on hoidjad töötajad. Ja see ongi väga okei. Ja ongi väga okei olla sellistes organisatsioonides, mis sulle sobib. Lihtsalt mina ei ole hoidja tüüp. Tahaks öelda, et selle positiivse noodi juures me lõpetamegi. Ja võib-olla lõpetamegi. Aga kui siin on veel teie armsate inimeste seas miski küsimus, siis visake see plärtsti, see jääb siia külge küll. Palun seleta ära, mis asi maatriksorganisatsioon, ma ei tea. Et sa teaksid, mida karta, mis on maatriksorganisatsioon? Maatriksorganisatsioon on üks selline juhtimisviis ja organisatsiooni juhtimisviis, kus inimesed kuuluvad väga erinevatesse organisatsiooni osadesse, neid juhitakse Eestist, siis mingi ärivaldkond jookseb sisse Soomest, siis kuskilt mingisugused käsuliinid ja juhtimisreeglid tulevad Ameerikast ja siis sa seal keskel pead aru saama, et missugust töökäsku sa kuskilt vastu võtma pead. Et organisatsioon kasvab nii suureks, et tekib selline operatiivne juhtimine, strateegiline juhtimine ja selline osakondade põhine juhtimine, et siis läheb keeruliselt organisatsioonil. Lühidalt, sul ei ole mitte üks üle, aga sul on 10 üle. Selge. Kui on joonistatud imeline maatriks ja see, kes seda sulle tutvustab, väriseb orgasmilisest mõnust. Ja siis on midagi kahtlast toimumas ja tõenäoliselt teeb seda ilmselt konsultant. Ei, selleks ajaks on konsultandid ka läbi käidad ju. Okei. Aitab. Kui me enne istusime seal ja vaatasime, kuidas Tiit burgerit sööb, siis mõtlesime, et mida me nagu tahame, et kellele me räägime ja ega ma ei tea, võib-olla me tahame kõik erinevaid asja, aga ma loodan, et äkki oli siin sihukest ettevaatlikku inspiratsiooni. Et
et võib-olla vähem sellist müüdimurdmist, sest et ma ei usu, et tarkade inimeste seas liiga palju müüte on. aga lihtsalt, et leida kinnitust võib-olla oma ideedele, oma mõtetele ja näha, et need, kes on mingil põhjusel valitud siia selle tooli otsa istuma, kus nad vastavad, et nemad on täpselt sama jobud nagu meie kõik. Et pole selles midagi nii erilist. Tuleb lihtsalt loll olla, jobu olla, julge olla ja mitte liiga lihtsalt alla anda. Loll, aga julge. Loll, aga julge. Nii et kallid inimesed, olge te tänitatud, et te meie seas aega veetsite, see oli imetore.